käisin ülevaatusel, öeldi, et jah, roolilatt on ära, seda ma teadsin. Väga lootsin, et rohkem mitte midagi ei tule, sest tundus ülejäänud okei. Valgustuselemendid tegin kõik väga ilusaks. Ja ongi nii, et ta isegi jättis natukene tehnoülevaastuspunkti sinna väikse jälje õlist. Siis ma leidsin lati. Ütleme nii, et latiga on siukne probleem, et mul on see deflat oli, hetkel juba oli. Ja neid korralikuid väga ei leia. Seega ma pidin konsulteeruma ja väga palju infot töödeldada selleks, et saada aru, missugune lati ma saan siia panna. See oli SMI latt, mis oli kuni 2003 aasta. Ja siis saigi teda leidnud, ostud. 2 nädalat auto oli remondis, sest hakkas pihta rehvi hooaeg ja ma ei jõudnud. Et töömehed vahetasid rehvid seal täis raha eest ja muidugi nendel polnud väga mõtet minu autoga tegeleda. Ja lõppkokkuvõtteks natukese aega enne, kui Kordov saab läbi, ma jõudsin sinna ülevaatuspunkti. Sain ülevaatus, sest kõik liigendid nüüd on uued, roolilatt on vana, aga hea. Ja nüüd väga hea. Pärast ülevaatust ma käisin Sillastendis. Nüüd rool on üpris sirge. Ja loodame, et ei kuluta rehvega. Nüüd saab põhimõtteliselt turvaliselt autoga sõita. Siia me paneme natukene kaadrit, mis oli seal remondis, sest latt on natukene teine. SMI latil on natukene teine pealevool ja tagasivool. Põhimõtteliselt nad on 180 kraadi erinevus. Lihtsalt voolikud lähevad üks sinna. Ja rooli otsad ka. Seal peab päris korralikult mähida selleks, et õiged varuosad saada. Sest mul läks käest ära ja üks rooli ots ma ikka tellisin vale. Õnneks sisemised olid õiged. Selle välimisega paremaga oli probleem, et põhimõtteliselt ühe auto järgi tellisin. Üks on õige, vasak parem ei ole õige. Absoluutselt ei saa aru. No õnneks töömehed käisid kohe Interis, võtsid õiged varuosa ja nüüd on väga hea. Nüüd siis naudime sõitu. Vaadake, mis tööd olid veel tehtud. Vaadake, mis me teeme veel selle autoga. Likvideerime siis ülevaatuse puudused, mis on leitud siin. Siis siin me leiame roolilatt on lekib ja on lõtkuga. Siin me kohtusime, et ta ei ole päris üks ühele, sest siin oli kõvasti lekkinud midagi. Siin meil on nüüd uued sisemised, uued tolmukaitsed. Siin natukene ümber tehtud. Ja õnneks sai peale. Oli probleemi selle paigaldamisega. Päris üks ühele nad ei ole. Aga lootust on, et kõik on hea. Üldiselt tundub nagu päris kuiv. See meil lekib käigukast.
kurvavõõr. Turbiinas on pisut kuiv. Vahejahuti. Poltelli ots. Õnneks oot siin ei ole mingi vibraleevendit ja ai. Poltelli komputis. Mõlemad. Siin tundub nagu okei. Miks see kunagi hakkab ragisema vist? Välja laskmis, see on vist filtri oma. Okei, first tutorial, kuidas Volvo roolilattidest teada. Kui teil Spidokal on kroomrõngad, siis see tähendab, et teil on ZF-latt. Teda on väga raske leida ja jupitada seda kõik on ka päris raske. Seega, voot need on 2 SKF-i rooli otsa. On tellitud vasak ja parem. Üks on õige, teine ei ole õige. Parem ei olnud õige ja pärast oli vaja käia järel. Siis siin ma ei tea, ma lihtsalt näitan, kuidas auto välja näeb. Väga ilus, mulle meeldib, sellepärast sõidan sellega. Siin on täpselt 2 roolilatti. Üks on vana, üks on uus. Minimaalne vahe ikka tal on. Siin on need 2 rooli otsa. Üks on ühe keermega, teine on teise keermega. Siin ma enne talvel lasen õli välja. Siis ma veel siin näitan, et rooli otsad on koos. Umbes silma järgi sai sillastendi ära tehtud nii-öelda, siis käidud kohe ülevaatusel ja siis reaalse sillastendile läinud. Ja nüüd on kõik väga hea, aitäh, et vaatasite. Kohtume taas.